mina olen Karl. Ja me oleme täna siin selleks, et tutvustada natukene uusi lauamänge, mis on just äsja saabunud Eestisse. Mängud, millest me siis räägime täna, on siis Karaki ja Universumi mängud, millest siis esimene, Karak 1, on siis mäng, millele me keskendume võib-olla kõige rohkem. Karak 1 on siis selline peresõbralik strateegiamäng, mis on siis mõeldud võib-olla siukseks alustajale, mängijale, et avastada siis võib-olla sellist strateegiamängu või mingit siukest maailma. Jaa, mina olen eriline Pinna ja kui öeldakse strateegiamäng, siis ma hea meelega hakkaks kohe selgelt kuhugi poole minema, sest need tunduvad alati nii keerulised ja rasked. Aga ma võtsin ikkagi selle väljakutse vastu ja mängisin ka seda mängu. Nii et tuli välja, et kõik on võimalik ja see oli tõesti tore selleks, et ma sain aru ja ka võib-olla natukene arusaamist ja andeks andmist nendele strateegiamängudele, mis siis nagu liikumus on. Aga see mäng on iseenesest vanuses? No selles suhtes vanuses on ta 7+, aga noh, see ei tähenda seda nüüd, et see on mõeldud ainult lastele, ta on ikkagist siukene, ma ütleks, et ka täiskasvanul ei hakka igav, et ma olen näinud inimesi mängimas vanuses, ongi umbes 7 kuni 80 vist, tean mina, kes on seda mängu mänginud ja et selles suhtes ma ütleks, et ta on võib-olla mõeldud see 7+ see, et lihtne võib-olla alustada ja õppida, aga ma ei ütleks, et see kuidagi siuke nagu igav hakkab või midagi sellist. Jaa, et Karak mängude perekond on hästi suur ja täna me siin oleme siis alustamas sellist esimesi samme, et Karaki mänge on mängitud Euroopas juba üksjagu aega, aga Eestisse siis eestikeelsena pole neid mänge jõudnud, mis aitab ka siis selle nii-öelda kogupere mängu natuke lihtsamaks teha, sest ka 7-aastased, võib-olla 7+, saavad sellest mängureeglitest aru, et nad on kenasti tõlgitud kohalikku keelde. Aga mängust kui sellisest, siis äkki vaataks, kuidas see mäng iseenesest välja näeb. Jah, mäng on selline nii-öelda, mäng toimib selle nii-öelda mängulaua avastamise printsiibil põhimõtteliselt, kus siis iga käiguga siis sa võtad ühe sellise ladikese, mis on siis mängu selline ala. Me kutsume neid siis nii-öelda kambriteks, kuna kogu mäng toimub siis vangikoobastes. See on niisugune kambriruum, paned selle maha, astud siis oma tegelasega peale ja siis tõmbad siis koletsi, kellega sa pead siis võitlema. Koletsi võideldes saad erinevaid asju endale, varustusi, aardeid ja põhimõtteliselt mängu selles suhtes võidab see, kellel on mängu lõpuks kõige rohkem neid aardeid. See on nii-öelda su mängu ülesanne, missioon on neid aardeid nii-öelda koguda siis. Ja mängus on siis 6 erinevat tegelast, kellel on kõigil oma lugu, mis nad siia mängu tulnud on, et nad ei ole sinna mängu sattunud lihtsalt puhtalt niisama, aga nendel on kõigil oma lugu selle taga ja eelmisest praegu on näha siis nii-öelda mängija kaardid, mis siis on igal siis sellel tegelasel on vähe sellest, et tal on oma lugu, miks ta siin on, ka see, et tal on ka erivõimed. Ja
näiteks see tegelane, kes siin praegu pildil on, see Argentus, võlur. Võlur Argentus, tema saab käia läbi seinte, mis on kohati nagu väga väärtuslik võime, sest sa saad labürindis liikuda selliselt, et seinad ei ole sulle nagu takistuseks. Et teised seda kasutada ei saa. Ja igal sellel kaardil on siis ka loodud sarnane mängunupp, mis on siis, millega sa siis mängulaual edasi liigud. Jah, põhimõtteliselt küll jah, et nagu sa öeldud, siis 6 tegelast on, mis tõesti selle mängu jälle huvitavaks teeb, on see, et need erivõimed pakuvadki võimalus sul siis ära kasutada strateegiliselt oma seda nii-öelda tegelast, kuidas siis enda tugevuste peale seda mängu mängida. Aga jah, et tuleb tunnistada, et need tegelaste nupud, mis siin ekraani peal paistavad, on, ma ütleks, et siukse, nii-öelda kui ma võtan tavaline lauamäng, enamasti siukseid ilusaid nuppe, tõesti tuleb öelda, ei tehta, pean tunnistama, üldiselt on siuksed tavalised puidust väiksed nupukesed. Ma olin ise väga nagu, ma ei tea, üllatunud või tore oli näha, kui ma nägingi, miks need nupud päris elus ka välja näevad, et tõesti siin mängus on pandud rõhku ka mingitele väiksematele detailidele, nagu näiteks kasvõi mängunupp. Et selles suhtes see on selle mängu juures või üldse kõikide nende Karaki mängude juures hea või, ma ei tea, tugev asi, et seal on nagu korralikult läbimõeldud algusest lõpuni. Ja kui me nendest mängunuppudest räägime, siis edaspidi on sarnased nupud ka võimalik minituuridel osta. Jah, on siis nendest samadest tegelastest on tegelikult ka nii-öelda miniatuurid, mis on siis sellised väiksed kujukesed, mida sa saad siis ise vastavalt värvida ja siis neid selle nii-öelda puidust nupu või selle alguses olema nupu asemel kasutada. Need on siis, ei tea, meil vist pilti ei ole hetkel nendest, aga Minidest hetkel pilti ei ole jah, sest me hetkel neid veel ei müü, et tulemas on loosimängud, kus siis õnnelikel on võimalik veel võita, aga müüki tulevad nad siis järgmisel aastal. Jah, järgmine aasta vist küll. Põhimõtteliselt, mis printsiibi või mille peal see toimib, ongi siis see, et igal tegelasel on oma nii-öelda tegelaste tahvel, kus on siis märgitud nende elud, nende mingid valustused, kõik siuksed asjad on ju. Et sinu ülesanne mängu jooksul siis oma tegelast nii-öelda tugevamaks saada, et lõpus siis alistada oma, nii-öelda see põhjus, miks need kõik sinna tulid, on, et alistada see lohe, on ju, eks siis alistada enda jaoks selle nii-öelda paha. Ja mängulaual või siis sellel tahvlil käib selles mõttes asi hästi lihtsasti, et sul on siis elu südamed ja kui sa juhtud kaotama siis sellele koletisele, siis sa pead oma südame ümber keerama ja siis sellest saab selline heaolu, mis siis märgib seda, et sul ei ole enam nii mitu seda elu südant, nagu sul alguses oli. Tahvel näeb siis selline välja, et kus siis need südamed on kõik hetkel alles. Jah, siin praegu jookseb, siis on näha, et milline enam-vähem see tahvel välja näeb. Jällegi ülilahe, hea asi minu juures, sellise mängu juures on see, et tihtipeale lauamängudes juhtub see, et sa pead kuskil, sul on mingid asjad, millega sa pead arvestama ja siis need on sul kuskil laua peal laiali, ma ei tea, ebamugav, mis iganes selline. Mis seal on siis need nii-öelda tegelase tahvlid, kus sul on kõik asjad, sul sa näed oma elusi, sa näed oma varustust, mis iganes sul mängus jälgida vaja on, kõik asjad on sul selle ühe väikse tahvlikese peal olemas, mugav, hea, selge on nagu vaadata ja jälgida kogu oma mängu pilti ja mitte
mitte teha vigu vastavalt sellele, et unustasin ära, et mul oli see või saaks kasutada seda, ja ta nagu väldib sellist olukorda tekkima, mis on nagu hästi-hästi positiivne. Jaa, et nagu enne sai mainitud, siis mäng käib selliselt, et kui sa oled võtnud endale selle taktikese ja siis avanevad erineva pangikoopad ja siis sul on vaja võidelda siis vastava teisega, kes sulle sealt vastu tuleb. No jah, vastava koletise või noh, mis iganes, seal koletised lähevad hiidrotist kuni, kes on siis lõpus on suur rohe, vahepeal on veel muumiaid ja ämblikke ja muid asju, et jah, et selles suhtes, et iga nii-öelda koletisel on oma tase, raskuse järgi ja oma nii-öelda tase, mida sa pead võitma ja sellepärast on ka nii-öelda need auhinnad, mis sa saad iga selle nii-öelda koletise alistamisega ka. Mida raskem on koletis, seda parem auhind on selles suhtes. Ja siin on näha näiteks siis sellised, et osad on näiteks on see üks muumia, millel on number 7, siis see tähendab seda, et võitluseks sa pead suutma visata täringutega 7+1 välja arvatud, kui sa oled üks tegelane, kellel on erivõime, kes võib liiki jääda. jah, täpselt nii ongi, et kui me enne rääkisime võimetest, võib-olla siis selle jaoks, et seda paremini selgitada, tuleks ka välja tuua, kuidas, mille alusel see nii-öelda võitlemine või lahingud käivad. See on siis selle alusel, et sul on 2 täringut, kui sa võitled mingite koletistega, siis sa veeretad 2 tavalist seda nii-öelda 6 D6 täringut nii-öelda. Ja sa pead siis saama, nagu see muumia on, 7+1 kõikide ülejäänud tegelastega välja arvatud, jah, üks tegelane siin, siis tema ongi saabki jääda 7. Kust siis mingi varustused ja asjad lähevadki oluliseks, ongi see, et mida raskem on koletis, seda väiksem tõenäosus on sul ju veeretada välja see lihtsalt 2 täringuga, seda seal ei muutu see, aga mis sul muutub, ongi see, et varustusega sa saad näiteks saad enda mõõga, see annab sulle alati +2 juurde, ehk siis oletame, et sa võitsid selle muumia sul see mõõg, siis sa peaksid nüüd ainult 6 veeretama, ei peaks enam 8 veeretama. Sealt hakkabki jooksma see varustuse korjamine, mis sulle mida juurde annab nii-öelda. Aga jah, kogu lahing käibki lihtsalt selle pealt, et näed vastase koletise nii-öelda numbrid, tased, pead veeretama täringuga ja sealt jookseb selle mängus siis siuke nagu õnnefaktor, mis on, et kuidas täringuga täna läheb. Sealt jooksebki see siuke õnne ja strateegiamängu kooslus, mis see mäng on. Jaa, lõppi leidite näite, öeldakse selle peale vist, et siin on samas on ka see, et kui näiteks seesama muumia, seal on siis muumial on lisaks sellele, et sa selle käest saad mingi väärtusliku auhinna või mida sul on vaja, varustuse, siis selle muumiaga koos saad ka kogužetooni, mille sa saad panna mõne oma teise kaaslase ette ja see kaaslane kaotab oma võluvõimed ära. Nii et kogu aeg tuleb nagu pidevalt silma peal hoida, et mis seal nüüd toimub ja millega ma saan siis seal nagu tegutseda. Jah, see võimete ärakaotamine ongi üsna sükene, sellega saab päris palju nagu hingepussi teha, selles suhtes, et nagu enne sai mainitud, siis see võlurgi saab läbi seinte liikuda, võib enda strateegiliselt valida mingid käigud, kuhu minna, ehitada teed niimoodi, et teistel oleks ebamugav, lootuses siis selles, et näed, mina saan läbi seinte liikuda, minul probleemi ei ole. Asi võib minna kehvaks siis, kui tema saab selle žetooni, mis tähendab selle, et enam ei saa, ja siis selle jaoks, et oma see kakkužetoon ära saada, pead sa minema siis sellised asjad nagu elude purskkaevud. Allikad, jah, eluallikad, eluveeallikad ja siis
seal sa saad siis nii-öelda oma elusid taastada ja ka oma katusetooni ära endada. Aga jah, see tähendab seda, et kui sa oled pannud enda nii-öelda mõelnud, et läbi selle liikumise sa saad mugavalt seal mängida, siis nüüd on kehvasti ja pead hakkama kuidagi ringiga, enamasti see juhtub, kuidagi ringiga hakkama minema tagasi nüüd sinna, kus siis see ära saad enda pealt. Jaa, et siin praegu on siis näha selline mängulaua osand, et on näha siis tegelastahvel on meil vist nii-öelda termin selle jaoks. Jaa, ja siin taganurgas enne kindlust on näha ka siis katusetoon, mis siis seda vahendust kõike tekitab või nagu on olnud mänge, kusjuures, kus sõbralikult öeldakse, et ma ei kasuta seda katusetooni, nii et seda ei pea kasutama, aga kui sa tahad võita, siis nagu võib. Jah, see on siuke asi, et jah, et kui sõbralikult kokku leppida, et keegi ei taha kasutada, siis ongi tore, aga see on jah siuke asi, mis võib tuua natukene põnevust ja samas, mis väike ilma draamata lauamängu mängimine on, et ei ole võib-olla päris see ka. Ma arvan, et 7-aastastel võib-olla jätame draama välja, kuidas nad mängivad ilma sõtooni. See on ka võib-olla täitsa hea mõte isegi, et võib-olla vaadata siis vastavalt seltskonnale, kus seda kasutada ja kus mitte. Kus draama liiga suureks läheb. Aga kogu mängu juures on tegelikult kõige lahedam see, et olenemata sellest, kui palju sul on varustust kogutud ja sul on olnud nii tuli, et sul on 2 tärningut, mille maksimum on ju 12 ja sul on lisaks veel varustus selleks, et alistada enam draakon, kellel on 15 kolleksi. Jah, 15. Siis olenemata sellest, kui sa kõik selle ära teed, sa ei pruugi seda mängu võita. Jah, ei pruugi jah, kuna nagu ma ütlesin, siis mängu võidab siis võistleja või mängija, kellel on mängu lõpus kõige rohkem neid aardekirste. Et jah, lohe alistades saad sa ka aardekirstu, aga sealt jookseb jällegi selline strateegiline koht seal mängus, kus kui see lohe tuleb välja, kas on praegu sinul õige aeg see lohe alistada, sest ei võida see mängija, kes on lohe alistanud. Tihtipeale sellistes mängudes on see, et võidab see, kes mingi kõige tugevama venna alistab ja siis on võita ja kõik on äge. Seal see nii ei käi, et seal see ongi see, et sa pead hakkama nüüd mõtlema. Nii, nüüd ma praegu olen liiderpositsioonis, nüüd ma pean kiiresti tegema kõik selle jaoks, et saada see asi tehtud, saada see mäng lõpetatud. Okei, ma olen praegu kuskil tagapool, ma pean tegema erinevaid asju, et ma ei saaks, et minu keegi mängija, kes on praegu liidripositsioonis, et tema ei saaks seda lohet alistada. Sealt hakkab see süke strateegiline osa ka välja mängima nii-öelda. Jah, sest võib juhtuda, et sul on küll kõik nagu jõud ja võimud olemas, et seda lohet alistada, aga sul ei ole piisavalt neid aardekirste ja siis hakkab võidujooks sellega, kellel on piisavalt aardekirste, et seda draakonit alistada. Nii et mäng iseenesest ei ole väga pikk. Ma arvan, et tunniga saab hakkama. Ja, tunniga saab hakkama. No muidugi ongi see, et palju lauamänge mängid, palju oled seda lauamängu mänginud, aga ma ütleks, et tund aega on niisugune turvaline ajaaken, et öelda, et see mäng kestab. Ja selle mängu puhul on nagu põnev see, et kui sa mängid seda teist korda või kolmandat korda, siis ta tegelikult ei ole kunagi seesama, sest need teed seal arenevad erinevalt, inimesed kasutavad oma võimeid erinevalt. Et küll me oleme küll teinud niimoodi, et kui juba sa tead, millised võimed, millised tegelasel on, et siis me oleme teinud loosiga, et ei ole saanud siis otsustada, et ma tahan just seda tegelast, sest mulle meeldivad tema võimed. Et selles vaates ja reegliraamatus on lisaks veel reegel, kuidas mängu muuta keerulisemaks. Ja, selle mängu juures on tõesti lahe see, et väga harva
on mängudel juures nii-öelda sihuke raskem versioon, sama mäng, aga selgitab lahti, kuidas mängu teha raskemaks. ja seal on siis näiteks see, et seesama kangelase tapel, mis seal on, kus peal muidu on varustused ja kui sa aardeid korjad, siis sinna peale sa ei pea panema, aarded käivad su kõrval, siis seal mängib siis selline asi rolli, et sa pead neid samu aardeid mahutama oma selle tahvli peale ja tahvli peal on ainult 6 vabat auku. ehk siis siis hakkabki siukene, et pead olema piisavalt tugevalt kohe alistada, aga peab olema ka piisavalt kirsta, et mäng võita. et ja mis on veel hästi hea asi selle mängu juures, mis toimib nende kõikide mängudega, on see, et selle saab mängida ka kahekesti ja täiesti normaalsed, reeglid ei muutu. paljude mängudega, mis on sellist laadi, ongi see, et kahekesti mängides enamasti siuksed mängud, seal on mingid teised reeglid, midagi on seal nagu teistmoodi. selle mänguga seda ei ole. mängid kahekesti, kolmekesti, neljakesti, viiekesti, mäng toimib samamoodi. ei pea otsima mingit suuremat gruppi, kellega mängida või mis iganes. jaa, see on kindlasti tegelikult üks päris suur pluss sellel mängul, sest tõesti on aeg-ajalt sellised olukorrad, kus siis sul ei ole nagu inimesi piisavas koguses võtta ja sa saad ka rahulikult kahekesi mängida. praegu ma arvan, et novembrikuu oli nii piisavalt pime, et oleks päris hea olnud mängida seda mängu selliselt. täna need mängud on siin müügil ja nad on minu teada ka soodushinnaga. nii et ega need jõulu- ja jõuluvana soovid enam nii väga kaugel ei ole ka. et tasuks võib-olla nagu päriselt mõelda selle peale. aga perekonnas on tegelikult hästi palju erinevaid mänge ja sellel samal Karak 1 hetkel on, ma arvan, umbes 4 erinevat lisa. aga me sammume sinna sammhaaval, et me esialgu mängime, oleme turule toonud nagu põhimängud ja siit kindlasti me toome edasi ka neid mänge, mis siis sinna lisanduvad. aga meil on siis veel lisaks sellel aastal veel samamoodi eestikeelse tõlkega siis Karak 2, mis on jah, Karak 2 on selline, ta on selles suhtes iseseisev mäng. see ei, küll aga ta on Karak 1-st nii-öelda selles universumis mäng läheb siis edasi pärast Karak 1. küll aga see ei tähenda seda, et ta ei tööta nagu mingi lisa, onju. ei ole esimest mänginud, pole hullu, midagi ei juhtu. saad rahulikult mängida. Mis on siis erinev Karak 2 ja Karak 1? Karak 1 on siis võib-olla jah, selline võib-olla natuke lihtsam nii-öelda võrreldes Karak 2-st, onju. nagu me selgitasime lahti, et siis paned neid nii-öelda tahvlikesi maha, onju, käid seal, võtad koletistega, see on mängu ülesehitus. see osa Karak 2-s on põhimõtteliselt sama, avastad samamoodi maailma, võitled erinevate koletistega ja jällegist kogud aardeid või seal on siuksed kristallid, mis sa kogud ja mäng lõpeb, kui alistad siis jälle suure halma ja võidab see, kellel on kõige rohkem kristalle. kogu see ülesehitus on sama, mis on Karak 1-s. mis tuli Karak 2-ga juurde, on see, et nüüd on kogu nii-öelda linnasüsteem, linna ehitamine, linna arendamine, ressursside korjamine, koletsed on tugevamad, mis tähendab seda, et nüüd sa pead värbama armeesi, sul on erinevad armeed, mis on siis jällegi see, et strateegiliselt pead mõtlema, et miks sa peaksid võib-olla valima mingit armeed ja miks valima mingit teist armeed, et see on jällegi see kuidagi strateegia osa, muidugi suuresti
laienes selles Karak 2-s on ju, ja sellist läbimõtlemist, mida sa pead tegema, on siis selles teises osas kindlasti rohkem. Et märksa keerulisem ma ütleks, aga karbi peal on selles suhtes 10+, ei ole midagi võimatut, et õppida selles suhtes. Ja oled Karak 1 mänginud, Karak 2 väga kerge õppida, pole mänginud, pole ikkagi mingit probleemi, et õppida. Ja sarnaselt nagu Karak 1-l on siin ka siis jälle oma looga tegelased, kellel on siis põhjus olla siin selles mängus. Need põhjused selguvad teile reegliraamatust ja igal tegelasel on oma täring. Ja, igal tegelasel on oma täring ja mõnel tegelasel on isegi mitu täringut, sellepärast et see on siis vastavalt nende tegelaste võimetele. Et siin on samamoodi, kõikidel tegelastel on omad nii-öelda võimed, mis samamoodi mängivad siin nii-öelda suurt rolli. Et jah, aga üldiselt on igal tegelasel üks oma täring. Ja siis taaskord, siin on siis see, kas siin on ka kakkusetoon või on see mingi teise nimega ta? Ja siin on ta ka, ta on katk ja viletsus. Katk ja viletsus peaks olema, on uus tase. On veel hullem ja veel karmim, kui on eelmises mängus. Ja siis siin on ka näha siis suur paha, keda siis tuleb mängu lõpus alistada ja kellega siis nii lihtne ei ole võidelda, sest sinu täringul ei ole piisavalt numbreid selleks, et nii suurt numbrit kokku saada. Number 10 on seal. Seal on number 10, aga jah, siin on need täringud on natuke teistmoodi. Igal mängil on üks täring, kui seal on esimeses osas oli siis 200 6 täringut, on ju, klassikaline täring. Siis siin mängus on igal üks täring. Selle täringu peal on siis, sa saad visata kuni 3 punkti. Ja kui sa hakkad mõtlema, et sa saad visata kuni 3, aga lõpuhalval on siis 10, see tähendab seda, et sul on vaja kuskilt see 7 tükki kätte saada. See on probleem, on ju. Sellele tuleb hakata siis nii-öelda lahendust leidma seal mängu jooksul. Ja siin oli vist see ka, et siin ta võib olla, tähendab siin ei pea viskama peast 1, aga võib olla tasa. Ja, siin on jah see, et kui eelmises mängus pidi +1 välja arvatud üks tegelane, siis siin saad visata nii-öelda tasa, oled võitnud. Ja mõlema mängu puhul on ka see, et kui tuleb see võistlemise moment ja mitte võistlevad need, kes seal lava taga on, aga võitlemise moment, siis selle paha, kelle vastu sa võitled, saad sa siis sellisest mustast kotist. Mitte keegi ei anna sulle seda, aga sa saad sellisest mustast kotist, nii et jälle on sinu enda õnn sinu poolel või mitte. Ja, pead siis võtma pimesi ühe nii-öelda kolletsi, kellega sa võitled, välja arvatud jällegi üks tegelane, kes on siis oraakel, kes siis näeb asju ette ja tema üks võime on siis see, et ta saab võtta sealt kotist nii-öelda 2 tegelast, valida endale sobiv, teise paneb tagasi siis kotti ja võitleb sellega, kellega ta ise tahab võidelda. Nii et selles suhtes jällegi sükene tegelaste võimed mängivad suurt rolli ikkagi. Ja nagu ka esimesel puhul on tegelased siis kenasti välja joonistatud nendel mängunuppudel ja kaartidel ja neil on ka siis edaspidi võimalik ka siis miniatuurid hankida. Ja, nendel on ka miniatuurid ja nende lisadest siis rääkides, et nii Karak 1 kui ka Karak 2, nüüd võib-olla Karak 2 veel ei ole välja tulnud, aga Karak 1 vähemalt on veel sellised lisad, mis on siis veel nii-öelda tegelaste lisad. Et sul on, mille on siis ka mõeldud, et võib-olla mingi hetk nad tuua, aga põhimõtteliselt, et kui algselt sul on 6 tegelast, siis Karak 1 vähemalt sa saad nii-öelda osta mingi lisa, mis sul tuleb
ja sulle saad seal endale juurde lihtsalt nii-öelda need tavalised tegelased, onju, aga lihtsalt juurde, uued tegelased, uued võimed, uued asjad. Läheb ikka jälle põnevaks. Et kui me korraks lähme siin tagasi selle juurde, siis siin pildi peal on nüüd siis näha ka see tegelaskaart on nüüd natukene teistsugune ja siin on siis selline aulipp, mis siis annab sulle selle teadmise, et mitu lisatäringut sa nagu saad üldse kasutada. Jah, see annab sulle selle, et palju armeed sa saad värvata. Sinu armee üksused on siis need täringud, mis on seal välja toodud. Selle kaardi kõrval on sükene roheline, hall ja 2 punast täringut. See tähendab seda, et selle jaoks, et 4 täringut sa saaksid nii-öelda värvata, peab su au tase olema 4. Sul ei pea olema neid täringuid, aga sa võid värvata. Siin on tehtud pettuskeem, sest aulipp on 3 peal. Aga tal on 4 täringut. Siin on keegi sopi teinud, jah? Jah, okei. Tuleb üle vaadata, mis sellega on. Keegi sopi teinud. Aga need täringud on ju ka erinevat värvi ja mis põhjusel nad erinevat värvi siis on? Need on erinevat värvi sellepärast, et sul on 3 erinevat armeed. Sul on jalavägi, sul on vibulaskjad ja sul on võlurid. Need siis, mis neid eristab, on see, et iga armee jaoks sa pead erinevat ressurssi kasutama, et värvata. Ja need täringutel on nii-öelda mõõgamärgid, mis annavad sul punkte ja pealuumärgid, mis tähendab seda, et kui veeletad pealuu, siis kui veeletad enda täringul pealuu, siis sul läheb 1 elupunkt lihtsalt maha, või noh, kui sa veeletad 2 pealuud enda täringuga, siis sul läheb 2. Küll, aga kui sa veeletad pealuu oma armee täringuga, siis see tähendab seda, et see armee täring läheb tagasi täringkarpi. Sa oled oma nii-öelda armee üksuse kaotanud, pead selle jaoks, et kui saad uuesti, pead vist uuesti värvama. Miks need on erinevad, on see, et need on erineva, ma ei tea, tugevusega. See on sükene riski ja tugevuse väärtus selles suhtes, et kuna seal ma ütlesin, et sul on need võõgavärgid annavad siis omada punkti juurde, pealuu tuleb, siis sa pead ära andma, siis sellel punasel on kõige vähem nii-öelda mitme võlgaga märki, aga kõige vähem pealuuga ja kõige nii-öelda tugevam või suurema riskiga on siis need võlurid, kellel on siis nagu kõige rohkem kõrge võlgaga märke täringu peal, aga ka kõige rohkem pealuuga märke. Ja vibuvõnnad on siis seal vahepeal. Ehk siis seal mängibki rolli, et kas sa võtad selle riski ja võtad need võlurid, mis tähendab siis seda, et suurem tõenäosus kaotada need, siis seal ikkagi seda õnn sees on ja aga samas suurem tõenäosus on ka saada mingid kõrgemad punktid. Kas siis, kui sa oled seal kuskil maal, et sa enam-vähem näed, et sa võiksid selle rohe alistada, siis on mõistlik võtta need liigurid? No mina isiklikult, minu strateegia, mille pealt mina alati olen mänginud, enamasti on see, et ma võimalikult kiiresti värvan jalaväge, mis on punased, kõige vähesema riskiga nii-öelda täringud ja seda ressurssi on kõige kergem alguses saada, kõige tihedamalt seda ressurssi on. Mina üldiselt mängin selle peale, et värvan nii palju kui saan endale neid täringuid, pigem hoian eemal nendest teistest senikaua, kuni ma näen, et kuskil mingi hetkel tuleb olukord, kus ma nüüd peab olema mingi parem armee või noh, mis iganes on ju. Aga mina isiklikult võimalikult kaua purjetan siukse vähese riski, aga no võib-olla ka väiksem, natuke vähesem, noh, low risk, low reward on ju. Low reward on natuke kehva öelda on ju, aga noh, selles suhtes, et pole ilmselgelt midagi sellist, nagu on siis võib-olla need võlurid on ju. Jaa, aga mäng iseenesest on selline, mida ilmselt peab ise proovima. Mängulaua üles panemise juhend on ka olemas ja nagu me alguses ütlesime, et kõik juhendid on eesti keeles.
on seda lihtsam lugeda ja kuna me oleme võtnud endale eesmärgiks lauamängu kasutamist, ma ei tea, tuntust Eestis laiendada, siis me kindlasti seisame ise ka selle eest hea, et kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis me oskaksime nendele vastata, kui nad teie poole pöörduvad. Jaa, absoluutselt, et jah, et me oleme endale, ma ei tea, südamiseks võtnud selle, et tegelikult võiks rohkem Eestis olla seda lauamängu kultuuri, nagu näha on, siis on vaikselt tõusmas, aga võrrelda kuskil näiteks Saksamaal sükestes kohtades, kes on siis nii-öelda lauamängu maastikul natuke eesmeist, siis seal see kultuur on palju suurem, inimesed mängivad palju rohkem. Ma arvan, et Eestis seda nii-öelda vaikselt, me annamegi endast parima, ma arvan, et saaks arendada seda samamoodi siin. Jaa, aga täna on meil veel üks lauamäng, mis on minu jaoks lauamäng, kaardimäng. Kaardimäng, jah. Jaa, ja minu jaoks on see olnud nagu eriti suur üllatus, sest ma ei usu sellesse nii suurde elusse, kui tegelikult on see olnud, et inimesed on seda mängu leidnud ja mul on kohati tunne, et ka terved klassid on endale ostnud, sest hämmastavalt kaovad poest kõik viimse kui tükini ära, et siis on nagu päris suur üllatus olnud. Jah, see on siuke teistsugune mäng, kaardimäng, sama universum, samad tegelased, aga ta kaardimäng jah. Sinu jaoks võib-olla üllatus, minu jaoks oli see, et ma sain kohe aru, et sellel on midagi nagu hästi erilist selles mängus on. Mina ei olnud sellist mängu üldse näinud nii-öelda päriselus. Ta meenutab väga mingeid videomänge, see on need kaardimängu ülesehitust, ta meenutab videomänge, aga sellist kaardimängu formaadis seda mina nagu ei olnud näinud. Aga jah, ma olen nõus, et ikkagi sellist edu ei oleks oodanud ka mina. Et see on tõesti natuke naljakas. Isegi, et kuidas need Goblini mängud siis lähevad. Jaa, aga selle mängu puhul on ka see, et seda saab mängida 2-5 inimest. Jah, ma tahaks öelda, et kas 2-5. Ja et see on jälle nagu ka hea võimalus, et kui tihti mängud on sellised, et sul on jälle vaja rohkem ka kaardimängude puhul on rohkemaid inimesi vaja, siis sellised nagu, mis sobivad sõbraga õhtul mängida, selliseid nii palju ei ole. Tegelikult on nagu väga tore, et selliseid mänge on olemas. Aga kui sa nüüd peaksid 2 sõnaga seletama, et kuidas see mäng toimib, et mis seal, ma saan aru, et seal on sarnane, et sa võid jälle mingeid aardeid korjama. Ei, see on nüüd üks selline mäng, kus on jah see, et mäng jällegi lõpeb siis, kui suur paha on alistatud, ja siin võidab see mängija, kes alistab selle suure paha nii-öelda. Aga mäng on nii-öelda, ma ütleks selle kohta, et ta on kaardipaki ehitamise mäng. Sa arendad nii-öelda oma kaardipakki, mäng käib siis nii-öelda kaartide käimisega, pead käima õiges järjekorras, saama nii-öelda vastavaid, siin on niisugune kilbi ja mõõgasüsteem. Ma ei tea, kas siin on kuskil, siin ei ole ühtegi head pilti sellest mingist kaardist, et seda oleks hea selgitada, igastahes, et lihtsasti selgitades on see midagi sellist, et igal koletsel on oma nii-öelda jõud, millega tema sindleb, ja oma kaitse, millega tema siis kaitseb. Ja sinu ülesanne on oma kaartidega ületada tema kaitse ja saad endale kaitset rohkem, kui tema rünnak on.
selle asja teeb keeruliseks see, et sul on mingitel kaartidel on näiteks, kuna kaardid on 4 värvi, sinised, punased, kollased ja rohelised, siis iga kaardi peal näitab, mis värvi kaarti sa saad järgmisena käia. Et kui sul näitab, et seal on roheline, siis tähendab seda, et sa saad ainult rohelist kaarti järgmisena käia. Ja lisaks on veel siis nii-öelda koletistel on näiteks, mõnel koletisel võib siin olla, näed, sellel lohel on seal all roheline ja sellel goblinil on all punane, mis tähendab seda, et kui seal all on need kaardi värvid, siis tähendab seda, et temaga võideldes antud värvikaarte kasutada üldse ei tohi. Ehk siis, kui muidu on 4 värvi, kui selle gobliniga võitled seal, siis võid kasutada ainult 3 ülejäänud värvikaarte. Nii et see ongi sükene, et sa pead ehitama endale kaardipaki, mille pealt siis sa seda nii-öelda kaarte käid ja oma nii-öelda käike teed. Aga seal on samamoodi varustuse kogumine, siin on veel eraldi pood, kus sa saad asju osta, nõiajooke osta. Et siin on jällegi mingid asjad juures, mis on nagu teistmoodi. Et ta on väga äge mäng. Mitte, et mäletad, see on nüüd hullu sales pitch'i teha, aga et päriselt öeldes, et on nagu, kui mina seda esimest korda nägin või mängisin, siis minu jaoks oli tõesti siuke asi, et ma sain aru, et see on midagi nagu erilist. See on midagi tõesti väga erilist. Jaa, et sellised need 3 mängu on, mille me oleme siis toonud. Ja nagu me oma jutuses mainisime, siis meie eesmärgiks on see, et inimesed mängiksid rohkem lauamänge, sest lauamängude mängimine muudab inimesi rohkem sotsiaalseks, inimesed räägivad omavahel, on siin ja praegu kohal. Ja meil õnnestus paar nädalat tagasi viibida sellisel toredal üritusel nagu lauamängu laupäev, kus siis toredad inimesed tulevad hommikul kella 10-st kohale ja mängivad õhtul kella 10-ni lauamänge ja see oli nagu väga fantastiline. Nii et ma väga loodan, et sellised asjad lähevad lendama Eestis. Ja see oli selles suhtes hästi huvitav üritus või kogemus, sest et see toimus sellises kohas nagu Raasiku rahvamaja. Ja Raasiku rahvamaja, mina alguses mõtlesin, et ei ole mingi metropolinused. Ja siuke üritus, ma eeldasin, et ilmselt väga palju inimesi ei tule. Ma olin nagu valmis, et ilmselt ei tule, aga minul vahet ei ole. Minul see asi meeldib, mina võin rääkida 1, 2 või 3 inimesele ka. Ja maja oli rahvast täis. Meil ei olnud piisavalt mänge kaasa võetud, et kõik saaksid mängida neid mänge. Et see oli nagu täitsa, võin nagu pead kretsima, et siukene see kultuur tegelikult tundubki, et kuskil mingisugustes väiksemates kohtades on nagu suurem, nüüd tuleks siin kuskil Tallinnas või suurtemates linnades ka seda hakata nagu üles ütsitama, et meie nagu maha ei jääks. Ja see ongi meie üks eesmärk, et inimesed mängiksid rohkem lauamänge. Me hea meelega tutvustame lauamänge. Meil on plaanis tuua Karaki perekonda, uusi lisasi, uusi minisi. Seal on ka mõned täiesti iseseisvad mängud veel, mida meil on võimalik tuua. Lisaks veel plaanime erinevaid mänge, et oleks kõikidel lõbus ja kõik leiaksid endale midagi. Nii et jah, meie siin sellega arvan, et oleme tänaseks oma jutud rääkinud. Jah, ma arvan ka, et sai enam-vähem kõik siin kokku võetud ja ära selgitatud ja ma arvan, et nüüd, kes siis küldiselt meeldib või tahab, siis saab Rahvaraamatust saab neid mänge leida ja osta ja jah, ma arvan, et see on kõik, mis meie oskame öelda. Jah, ja kui sa ei ole Kivipoe külastaja, siis Rahvaraamat tõepoolest on näinud olemas, nii et kõik mängima. Jah, kõik mängima.
aitäh!